kohtuniku amet on juristi karjääri üks tippamet. Kui kohut poleks, siis juhtuks nii, et pooled otsiksid oma vaidlusele ise lahendust ja see oleks ilmselgelt erapoolik ja omavoliline ning sellist olukorda ju ei tahaks mitte keegi. Kohtu tehtav lahend on alati suunatud õigusrahu toomisele. Samas ei seisne kohtuniku töö ainult õiguse mõistmises. Kohtunik peab olema näoga rahva poole ning vajaduse korral ühiskonnale selgitama oma töö sisu ja tehtud kohtulahendeid. Halduskohtunikuna pean kaitsma isikuid riigi õigusvastase tegevuse eest ning aitama neid, kui nad on jäänud bürokraatia hammasrataste vahele. See töö meeldib mulle eelkõige sellepärast, et ta on väga mitmetahuline. Ta ei ole kunagi üksluine. Iga kaasus on omamoodi erinev. Kaasuste paljusus on ka tegelikult väga suur, ehk see töö kogu aeg pakub mõttetööd ja ka pinget ja kindlasti ka huvi. Ja juhul, kui sa lahendad selle kaasuse nii, et kõrgemas astmes ehk siis kassatsiooni astmes sinu otsus ka püsima jääb, siis see on eriti rahulduspakkuv. Positiivne on see, et kohtuniku töö on vaheldusrikas. Töö toimub nii saalis kui kabinetis. Kaasused on väga erinevad. Isegi sama paragrahvi järgi menetletav asi, näiteks varguse kaasus võib olla väga erinev, sellepärast et igas kaasuses rullub lahti kellegi oma lugu. Ükski kaasus tegelikult ei ole samasugune, peabki mõtlema põhimõtteliselt raamidest välja. Õiguselu ja seadusandlus on pidevas arengus ja üks suurimaid väljakutseid kohtunikele nii halduses, tsiviili kui ka kriminaalvaldkonnas on olla pidevalt kursis ja ka täiendada ennast pidevalt muutuva seadusandlusega. Kohtuniku töö eeldab häid õigusteadmisi, oskust süveneda ka kõige keerukamatesse probleemidesse, tahet aru saada sellest, milles inimese mure seisneb ja mida ta soovib kohtus saavutada ning teatud määral ka loomingulisust, et leida õiguslikult ebaselgetes olukordades õige ja õiglane lahendus. Kohtuniku töö puhul ongi kõige parem tunne see, kui ma näen, et olen suutnud isikuid päriselt aidata ning tuua nende ja riigi vahelistesse suhetesse õigusrahu.